Venemaa valmistab praegu ette massiivset lööki Kiievi pihta, täpsemalt otsustuskeskuste vastu, ning samuti valmistab ette pealetungi Valgevene territooriumilt. Täna avaldas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi avalduse, mida nagu öeldakse, tavaliselt ei avaldata. Ukraina luure, Kaitseministeeriumi luure peavalitsus püüdis kinni dokumendid Venemaa uute rünnakute plaanidega Ukraina vastu ning need rünnakud võivad tõsiselt häirida riigi juhtimist ja valitsemist. Luure avalikustas isegi konkreetsete sihtmärkide nimekirjad, konkreetsed aadressid ja konkreetsed kabinetid, kuhu venelased tahavad rünnata. Ja just neid ohte arutamegi koos teiega selles saates. Minu nimi on Aleksei Pitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like ja kirjutage palun oma kommentaar selle video alla. See aitab väga palju kaasa sisu levikule YouTube'is. Olen teile selle eest väga tänulik, et võimalikult paljud vaatajad saaksid neid saateid näha. Lisaks sellele tellige minu Telegrami kanal Pitši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Alustan kohe Volodõmõr Zelenskõi avaldusest. Venemaa plaanides on rünnakud niinimetatud otsustuskeskuste vastu Kiievis. Ukraina luure poolt kinni peetud dokumentides on peaaegu 20 poliitilist keskust ja sõjalist juhtimispunkti. Ja siin on üks detail, mis muudab selle mitte lihtsalt sõjaliseks ohuks, vaid millekski palju muret tekitavamaks. Kinni peetud materjalide hulgas on fotod hoonetest Kiievi kesklinnas koos konkreetsete aadressidega. See on Ukraina presidendi kantselei. Selles hoones on ära toodud Volodõmõr Zelenskõi kabinetid erinevatel korrustel. Edasi, Ukraina presidendi riiklik residents. Ministrite kabinet koos märkega, et seal on suur maa-alune puuker ja tunnelid. Ja nii edasi. See tähendab, et see on justkui nimekiri, konkreetne nimekiri, kuhu väidetavalt peaksid Vene raketid löögi andma. Siin märgin ära, et enne 9. mai vaherahu rääkisid venelased sellest, et nad löövad otsustuskeskuste pihta, kui Ukraina ründab Punast väljakut. Ukraina ei rünnanud Punast väljakut, kuid venelased väidetavad ikkagi valmistavad ette lööke otsustuskeskuste pihta. Zelenskõi kommenteeris seda kõike avalikult ja siin on oluline teda sõna-sõna tsiteerida, sest ta avaldab seda mitte juhuslikult. Venemaa ei valmistu lihtsalt rünnakuteks. Ta plaanib lööke konkreetsete aadresside, konkreetsete inimeste pihta. See on terroristlik planeerimine. Kuid tasub märkida spetsiaalselt Venemaa jaoks juhtkonnale, et Ukraina ei ole siiski Venemaa. Ja erinevalt agressorriigist, kus selle sõja selge autor ja tema aastatepikkune lähikond, mis hoiab teda tegelikkusest irdununa, Ukraina kaitseallikaks on Ukraina rahva valmisolek võidelda oma iseseisvuse ja oma enda iseseisva riigi eest. See oli justkui vihje venelastele, et isegi riigi juhtkonna kõrvandamine ei vii selleni, et ukrainlased lõpetaksid end kaitsmast nende metsikute, nende jälkide venelaste rünnakute eest. Samal ajal teatas täna Volodõmõr Zelenskõi uutest kaugmaa sanktsioonidest. See tähendab kaugmaa löökidest Venemaa pihta. Ukraina president teatas uue formaadi sanktsioonide ettevalmistamisest. Need hakkavad otseselt tabama Venemaa sõjatööstust, sealhulgas droonide komponentide tarnijaid. See on seotud sellega, et öine rünnak 13. mai õhtust 14. mai hommikuni, kui venelased lasid välja 1560 drooni, näitas, et Venemaa suurendab oluliselt Shahed-tüüpi droonide tootmist ning ilma komponentidele kehtestatud sanktsioonideta pole seda võimalik peatada. Ja edasi veel üks tsitaat Zelenskilt. Esiteks, määratleme sihtmärgid meie edasistele kaugulatuvatele sanktsioonidele Venemaa vastu selle sõja ning meie linnade ja külade ründamise eest. Ukraina ei jäta agressori iga rünnakut, mis mõjutab meie inimeste elu tagajärgedeta. Nüüd, mis puudutab Venemaa tuumalöögi ohtu, sest ka see kõlas täna. Ukraina endine sõjaväeluurejuht ja praegune presidendi kantselei juht Kirill Budanov andis täna intervjuu Briti ajalehele The Times ning ütles seal: Venemaa on võimeline tuumalööki andma igal hetkel ja igal kaugusel, kuid, ja see on põhimõtteliselt oluline, on добавляет. See on ennekõike poliitilise tahte küsimus. Ma ei ole näinud mingeid märke ettevalmistustest tuumalöögiks. Kui neid oleks, siis ma teaksin sellest. Ja seda avaldust tuleb siiski õigesti mõista, sest Budanov ei ole paanitseja. Ta on Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse endine juht.
praegu presidendi kantselei juht. See on inimene, kellel on siiski parim ligipääs luureandmetele Moskva operatiivsete kavatsuste kohta Ukrainas. Ja tema ütlebki, et tehniliselt on Venemaa võimeline, poliitiliselt pole seni mingeid märke. Miks seni? Sest just täna, päeval pärast rekordilist 1560 drooni, mis lendasid üle Ukraina, teatas Putin edukast mandritevahelise ballistilise raketi Sarmat katsetusest. Eelkõige teatas Venemaa kiilakas diktaator Vladimir Putin taas Sarmat raketi edukast testist ja lubas selle aasta lõpuks raketi lahinguvalvesse seada. Mis asi see Sarmat üldse on? RS-28 rakett on vedelkütusel töötav mandritevaheline ballistiline rakett, mis on mõeldud šahtipõhiseks paigutamiseks. Eeldatav lennukaugus on üle 10 000 kilomeetri. See suudab kanda kuni 16 iseseisvalt sihitavat tuumalõhkepead. Ja NATO klassifitseerib selle raketi kui Satan 2. Putin väidab, et lõhkepeade koguvõimsus ületab mis tahes lääne tuumarelva rohkem kui 4 korda. Aga siin on üks oluline nüanss. Vene telegrammi kanal Astra kirjutas, et Vladimir Putin räägib Sarmati peatsest valmimisest alates 2021 aastast juba vähemalt 10. korda. Raketi on arendatud alates 2011. aastast. 2024 aasta septembris jättis selle raketi ebaõnnestunud katsetus Plesetski kosmodroomile umbes 60 meetri läbimõõduga kraatri. Vedelkütus tekitab kasutamisel täiendavaid tehnilisi probleeme. Vladimir Putin kuulutab taas välja raketi valmiduse, kuigi tehniliselt pole see veel täielikult valmis. Miks ta teeb seda just praegu? Siin tuleb mõista konteksti. Ameerika president Donald Trump lendas just Pekingist minema, kus ta arutas Venemaa sõda Ukraina vastu Xi Jinpingiga. USA kongress hääletas Ukraina abistamise küsimuses sundkorras arutamise poolt. Selle kohta on mul eraldi saade, vaadake seda. NATO nõuab, et alliansi riigid eraldaksid 0,25% SKP-st Ukraina toetuseks. Venemaa püstitab rekordeid Ukrainasse saadetud droonide arvuga ja kogu selles olukorras toimub tuumaraketi katsetus avaliku teadaandega. See tähendab, et see kõik on pigem infomõjutus, mitte reaalne sõjaline ettevalmistus, kuid ka seda ohtu ei tohi eirata. Nüüd, mida see tähendab selle löögiplaani jaoks, mille Ukraina luure kinni püüdis? Venemaa korraldab samal ajal rekordilisi õhulööke, teatab tuumakatsetustest ja koostab Ukraina juhtide aadressinimekirju. Tuleb mõista, et see ei ole juhuslik kokkusattumus. See on järjekindel sõjalise, psühholoogilise ja tuumašantaaži survekampaania ajal, mil lääne toetus Ukrainale on, ütleme nii, ebakindluse kriisis. Peking ei lase ka Moskval midagi kaotada. USA kongress liigub alles hääletamise suunas. Pole kindel, kas nad selle vastu võtavad. NATO räägib sellest, et Ukrainale tuleks eraldada konkreetselt 0,25% abi, kuid seni pole seda juhtunud. Samal ajal võttis Xi Jinping vastu Trumpi ja ootab nüüd 5 päeva pärast Putinit. Zelenski vastas sellele sellega, et avalikustas avalikult pealt kuulatud plaanid. See on samuti valik. Kui luure avaldab sihtmärkide nimekirjad koos aadressidega, siis see pole enam lihtsalt hoiatus. Teate küll, seal riigi sees. Ei. See on signaal läänele, et vaadake, mida Venemaa plaanib ja meie näeme seda. Ja jällegi, see on argument abist ja sanktsioonidest rääkimisel ning küsimuses, kui valmis Venemaa tegelikult läbirääkimisteks on. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate all kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, kasutades ükskõik millist annetust või tasulist sponsortellimust selle video all olevate linkide ja andmete kaudu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!